Tere õhtust laupäeval 26. jaanuaril. Eetris on Tallinna Televisiooni uudised. Tallinna Lasnamäe mehaanikakoolis võistlesid autokeretööde kutsemeistrivõistlustel Eesti kutsekoolides töötavad automaaler ja pleksepp erialade kutseõpetajad. Lisaks osavama õpetaja tiitlile sõidab võitja ka 2015. aastal koos parima õpilasega Eestit esindama WorldSkills maailmameistrivõistlustele. Tänase ürituse esmaseks eesmärgiks oli tõsta kutsehariduse populaarsust, väärtustada kutseõpetajate meisterlikkust ning loovust ja parandada noortele õpetatavat sisu ning kvaliteeti. Samuti oli eesmärgiks tunnustada parimaid õpetajaid ja kutsemeistreid. Me arvame, et õpetajad huvitab ka see, et kuidas ennast positsioneerida haridussüsteemis, et kui palju keegi milliseid teadmisi ja milliseid oskusi omab, et see on ka õpetajatele väljakutse. Meie eeldasime, et tuleb natukene rohkem võistlejaid, aga Eestis on neid koole, kus õpetatakse neid autokeretööde erialasid, neid on vähe. Ka kohale tulnud õpetajad leidsid, et tänane üritus on väga vajalik ja analoogseid võistluseid võiks aastas olla rohkemgi. Ka õpetaja tegelikult peaks oma käe valgena hoidma, et ei saa kogu aeg niimoodi, et õpilasi nii-öelda kamandada ja kõrval niimoodi käed taskus passida, et õpetaja peab hoidma ennast ka nii-öelda tööpõllulovaga kursis. Mootorsõidukite kere ja värvitöö eriala populaarsus on noorte seas hakanud tõusma ja ka tööd selles valdkonnas jagub. Muidugi soovitan, isegi nõudlus nende järgi, et ikka ettevõttest helistavad ja küsivad praktikanti. Ja paljud praktikandid, kes on ettevõttes praktikal olnud, siis jäävad ka ettevõttesse tööle. Soovitan soojalt, see on täielik nii-öelda, kuidas ma ütlen, kunstniku eriala, et saab oma loovust ja kreatiivsust näidata. Parimaks autoplekseppaks tunnistati Tartu Kutsehariduskeskuse õpetaja Margus Ainsalu ja parimaks maalriks Tallinna Lasnamäe mehaanikakakooli õpetaja Kaspar Laarmann. Tallinnas Nõmme kultuurikeskuses toimus rahvusvahelise Baltika folkloorifestivali eelfestival Paavlipäeva pidu pealinnas, mis tõi kokku üle 300 pärimuskultuurikandja Harjumaalt. Nõmme kultuurimajas sai kaasa elada terve päeva kestvale peole, kus nii Eesti, Seto kui ka Eestis tegutsevate vähemusrahvaste pärimust esitasid ja tutvustasid erinevad tantsu- ning laulurühmad. Eelkõige ikkagi seda, et folklooriliikumises tegevad inimesed lihtsalt saaksid kokku, saaksid näidata, mida nad on õppinud, saaksid näha, mida teised teevad, millega oma aega vedavad. Ja muidugi natukene on see ka selline eelsoojendus suvisele suurele Baltika peole. Suvel toimuva Baltika festivali eesmärk on väärtustada oma rahva ehedat ajaloolist rahva pärimust kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil ning hoida traditsioonide eripära. Baltika folkloorifestival on siis selline folkloorifestival, mis toimub kõikides Balti riikides ja sellel aastal on siis jälle Eesti kord ja siis toimuvad sellised suured folklooripeod üle Eesti tegelikult veel. Ja Tallinnas ongi meil plaanis korraldada selline kalamaja Baltika ehk siis tuua folkloor täiesti inimeste keskele tänavatele. Suvine Baltika festival toimub 3.–7. juulini Tartus, Sangastes, Iisakus ja Tallinnas. Nüüd aga küsimus suurele ringile. Milline kool Eestis on pakkunud aiandusalast haridust alates 1924. aastast? Õige vastus on Räpina aianduskool. Uudis sellest koolist on Põhja-Eestis elavatele õpilastele. Nimelt saab sellest õppeaastast alates teooriat omandada ka Tallinnas. Heast mõttest on kinni haaranud 55 õppurit. Räpina aianduskooli esindajate ja õppuritega kohtusime kus mujal kui Hortese aianduspoes. Esiteks roheline ja lilleline pood ning mis veel tähtsam, sealsed töötajad on Räpina kooliga tihedalt seotud. No kindlasti Hortes oma töötajaid valides eeldab, et töötajatel oleks aiandusalased põhiteadmised. Kuskil 6-70% meie töötajatest kindlasti on Räpina koolis õppinud ja mina ise kaasa arvatud. Räpina aianduskoolis õpib sel õppeaastal 741 õpilast. Sessiooni õppijatest ehk varasema nimega kaugõppijatest, aednikud ja maastikuehitajad saavad sellest õppeaastast teooriaõpet soovi korral ka Tallinnas Raadiku tänaval asuvas ehituskoolis, kuna 3% õppuritest on kas Tallinnast või Harjumaalt pärit. Kõige populaarsemad on ikka maastikuehitus ja aiandus. Et maastikuehitus võib-olla me ise tahaksime seal rohkem meesterahvaid näha, sest rõhk on sõnal ehitus. Kas ja miks põhjaeestlastele uus õppevorm meeldib või kasulik on, saime teada neilt endilt. Saab rohkem kodul ligemal olla ja
ei saab kooli ja koduelu siduda. Teekonna algus, eks nimetan mina, oma aia rajamine on alguses. Ja Räpina sellepärast, et tal on väga hea kuulsus. Üks sess nüüd oli meil Räpinas ja teine Tallinnas, et selle esimese sessi ajal, et mul oli õhtusel ajal tulid siuksed nutused telefonikõned, et emme tule, pane magama, et nüüd on see asi jääb ära vähemalt talvisel ajal, et eks siis kevade poole saavad lapsed suuremaks ja harjuvad sellega, et emme käib ka ära kodust. Kui ammustel aegadel ei olnud võimalik juba kõrgharidust omandanutel Räpinas õppida, siis nüüd on see piirang kõrvaldatud. Vahemärkusena olgu öeldud, et hetkel on vanim õpilane 64-aastane ja ka mitu kõrgharidust ei sega, kui soov end täiendada on. Minu 2 eelnevat haridust on pedagoogilised haridused, aga seoses oma aia rajamisega tekkis väga suur aiandushuvi ja inimene peab alati arenema ja leidma midagi uut. Suurepärased õppe- ja olmetingimused on Räpina kooli vaieldamatud plussid. Vähetähtis pole ka tasuta lõuna päevases õppevormis õpilastele. Siin on ka Baltimaade moodsaim kasvuhoone. Kõik see meelitab Räpinasse õppima tulema. Ma olen noor ja mul on nii palju valikuid ja mõtlesin, et mis ma linnatüdruk ikka õpin, et võiks midagi teistsugust ja sükest omapärast õppida. Ja aianduse valisin sellepärast, et mul on juba väiksest saadik süke huvi olnud. Kel huvi tekkis, saab täiendavat informatsiooni kooli kodulehel või Facebooki lehel. Aadress on www.aianduskool.ee. Homme pühapäeval kell 12 avatakse Snelli tiigi ääres Toompargis Väikese Tommi lumelinn. Lumelinn on meeleolukas traditsiooniline talveüritus, seekordne on juba 10. Lumest vormitakse vahvaid skulptuure ja libedate radadega atraktsioone. Tänavuse lumelinna teema on Väikese Tommi unenägu. Tallinna kesklinna vanema Mihhail Korbi sõnul on lumelinna näol tegemist toreda ettevõtmisega, mis meeldib kindlasti kõigile lastele ning hingelt noortele. Lumeskulptuuride ehitamisel võistleb 9 peamiselt gümnaasiumi õpilastest koosnevat võistkonda. Värav lumelinna asub R-kioski lähedal, selle skulptuuri autor on skulptor Elo Liiv. Kõik võistlustööd asuvad pargi keskel Snelli tiigi ääres. Esinevad väikesed tantsutüdrukud ja tantsutrupp. Kohal on mängujuht Väike Tom. Pakutakse kuuma suppi ja teed. Kõiki osalevaid meeskondi ootavad auhinnad preemialt. Avamisel osalevad inimesed saavad lumeskulptuuride seast välja valida enda lemmiku. Rahva lemmikuks osutunud võistkonnale pannakse välja eripreemia Tallinkilt. Homme kella 14.16 on tallinlased oodatud Löövenruu parki aadressil Mustamäe tee 59A talispordiüritusele suusabuss. Koha peal õpetavad Eesti Suusaliidu instruktorid murdmaasuusatamise algtõdesid ja annavad teadmisi suusahooldusest. Kõigile huvilistele tutvustatakse õiget sõidutehnikat ja suuskade määrimist, viiakse läbi suusamänge ning korraldatakse minivõistlusi. Kristiine linnaosa vanema Andrei Novikovi sõnul on üritusele oodatud ka need, kellel puudub oma suusavarustus, sest suuski saab tasuta laenutada ka koha pealt. Samal ajal tuleb arvestada, et suuski on piiratud hulgal ning seepärast tuleks võtta võimalusel kaasa oma suusavarustus. Muuseum Kikendi Kökk ja Bastionikäigud aadressil Komandandi tee 2 tähistab laupäeval 2. veebruaril küünlapäeva. Küünlapäev poolitab talve, pärast seda algab suur kevade ootus. Küünlapäeval toimub Kikendi Köki tornis küünalde kaunistamise töötuba lastele. Kella 14 kuni 15.30 eesti keeles ja kell 15.30 kuni 17 vene keeles. Hind töötoas osalejale maksab 2,60 €. Samas toimuvad ka küünlavalgel jalutuskäigud Tallinna maa-alustes salakäikudes. Jalutuskäigud teejuhi saatel Kikendi Kökis toimuvad igal pool ja täistunnil ajavahemikus 14-19 eesti või vene keeles. Jalutuskäikudele palume eelnevalt registreeruda telefonil 644-6686 või e-kirjaga kokk@linnamuuseum.ee. Osalemine sooduspiletiga maksab 3,20 €. Kergete terviserikete korral saab hilisel tunnil abi ööapteekist. Tallinnas tegutseb 2 ööapteeki, neist üks asub kesklinnas ja teine Lasnamäel.
Tallinna linnavalitsuse tellimusel on aastaid apteeki öövalveteenust osutanud osaühing Patrika, tuntud kui Südameapteek Tõnismäe tänava apteegis aadressil Tõnismägi 5 ning Vikerlase apteek Lasnamäel aadressil Vikerlase 19. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on toetanud osaühing Patrika üldapteeki kella 8 õhtul kuni kella 8 hommikul toimivat öövahetuse teenust juba aastaid. Tallinna linna eelarvest saab Südameapteek teenuse osutamise eest 57 500 eurot. Teenust kasutab igal kuul ligi 5000 inimest. Ööapteegid töötavad ööpäevaringselt kõikidel päevadel, kaasa arvatud puhkepäevad ning riiklikud ja rahvuspühad. Vaatame ka üle, millist ilma on lähipäevadeks oodata. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, õhutemperatuur on -10 – -12 kraadini. Homme päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunatuul kuni 14 meetrit sekundis, õhutemperatuur on -8 – -10 kraadini. Esmaspäeva öösel on valdavalt pilves ilm, hommikul saab ka vähest lund. Puhub lõunatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, õhutemperatuur on -7 – -10 kraadini. Esmaspäeva päeval on pilves ilm, sajab vähest lund, võib ka kergelt tuisata. Puhub lõunatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, külmakraad on -4 – -7. Teisipäeva öösel on pilves ilm, sajab lund ja lörtsi, ka võib tuisata. On jäidet, puhub lõuna- ja edelatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on 0 – -2 kraadini. Teisipäeva päeval on pilves ilm, sajab vähest lund ja lörtsi, on jäidet, puhub lõuna- ja edelatuul kuni 12 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 0 + -1 kraadini. 26. jaanuari laupäevased uudised on teieni toodud. Kaunist nädalavahetuse jätku, kohtumiseni taas homme.